Kõik inimesed on teatud mitte just kontrolli, mis ei ole päris õige, vaid õigem oleks jälgimise all. Ja kui inimese hing pole teatud ülesannet täitnud ja seda näevad vaimsed isiksused kui ka hoolekande seiravid, kes inimesi jälgivad, siis määratakse sellisele inimesele viimane eluaasta, kuigi ta võib olla veel noor inimene, kuid ta on oma saatusest kaugele eemaldunud. Elu viimase aasta jooksul püüavad vaimsed isiksused organiseerida elu sellisel moel, et inimesel oleks võimalus oma ülesanne ikkagi täita. Kui ta aga selle aasta ehk 12 elukuu jooksul ei täida seda, siis aasta lõpuks, alates oktoobrist kuni jaanuarikuu lõpuni, lahkub inimene sellest plaanist. Need on inimese suremise ja maisest elust lahkumise seisukohast kõige aktiivsemad kuud. Kui inimene teadvustas seda, siis tema eluiga ka pikendatakse. See tähendab, et ta elas õigesti sellel eluaastal, mis oleks pidanud olema tema viimane ning naasenud oma evolutsiooni teele ja täitnud elu ülesanded, millega ta sünnides siia saabus, saabki eluea pikenduse. Uus aasta on tulekul ja ütleme nii, et uus aasta võib iga inimese jaoks olla viimane võimalus täita oma eesmärki, mis on saatuse poolt määratud. On valik, kas sa elad edasi ja jätkad evolutsioneerumist ja arenemist või kui sa ei taha täita saatuse poolt määratud ülesanded või areneda, siis sa lahkud, inimesed surevad massiliselt. Ja inimesed lahkuvad täiesti erinevatel põhjustel siit maailmast ja tõepoolest, mu sõbrad, sellises keerulises maailmas nagu praegu, nii raskete vibratsioonide keskel, kus on nii palju agressiivsust, vähe vihkamist, kuigi on ka palju armastust, kuid ikkagi on ülekaalus agressiivsus, on siiski väga raske olla sotsiaalses keskkonnas. Väga raskete eluolade tõttu hinged ei saa vajalikku kogemust, milleks nad põhimõtteliselt siia füüsilisse maailma kehastusidki. See ongi põhimõtteliselt kõige olulisem põhjus, mis selgitabki nii suurt surmajuhtumite protsenti aasta lõpus. Võib ka nii öelda, et inimesed lõikavad oma eluvilju aasta lõpus. Kes seda üleminekuprotsessi juhib, kas ainult hing? Ei, mu sõbrad, mitte ainult hing. Teie elus, teie evolutsioonilise etapi protsessis osaleb tohutu hulk olendeid. Teie jaoks on nad nähtamatud. Need olendid on energeetilised substantsid, energeetilise seisundiga olendid, kes ei ole seotud mitte ainult kogu planeedi evolutsiooni ja arenguga, vaid ka inimkonnaga. Nad jälgivad väga täpselt ja põhjalikult inimese evolutsiooniprotsessi ja kulgu. Nende ülesanne on juhtida ja suunata inimkonna evolutsiooniprotsessi sekkumata. Nad ei näe teid teie väliste füüsiliste omaduste, vaid teie kiirgava kiirguse järgi. Aga millisel moel? Aga teie rakud kiirgavad vibratsiooni impulsse. Iga vibratsioon on nagu šifreeritud kood teist endast. Teil on omadus, võimalus ja võimed teie kiirgust dešifreerida, nii et nad näevad teid kiirgusena. Ja teie hinged, kui nad elavad viimast eluaastat, nad hakkavad teatud vibratsioonidega vibreerima. Hinge edasised etapid on täiesti erinevad. Ta võib koos inimesega minna madalale astraaltasandile ja seal läbi elada kõiki neid keerulisi seisundeid. Ja ta võib tõusta ka kõrgemasse seisundisse, kuid sageli, kui inimene ei täida oma ülesannet või kui ta elab enesetapjana alkoholi, narkootikumide või muude protsesside tõttu. Kui ta lahkub oma hävitava egoismi, vihkamise, maailma ja inimkonna vihkamise protsessis, siis seisavad need inimesed silmitsi väga ränkade kannatustega. Võiks öelda nii, et inimene mõistab iseenda üle kohut. Tema gravitatsioonijõud tõmbab ta sinna ja ta läheb sellesse mõõtmesse ja ruumi,
kuhu ta tegelikult oma vibratsioonidega kuulub.